Kas tead, mis teeb üks-ühele koosoleku tõeliselt tulemuslikuks? Siin on 4 nurgakivi, mis tagavad nende koosolekute edu. Esiteks regulaarsus. Üks-ühele koosolekud peavad toimuma regulaarselt ja eelnevad kokkulepitud aegadel. Neid kohtumisi ei tohi kunagi ära jätta, sest iga ära jäänud koosolek annab töötajate märku, et sa ei väärtusta nende aega ega panust. Kui pead tõesti koosoleku edasi lükkama, leia kohe uus aeg ja hoia see oma kalendris. Regulaarsed kohtumised aitavad luua usaldust ja kindlustunnet. Teiseks on meelespidamine. Seda koosolekut ei tohi mitte kunagi unustada. Planeeri need kohtumised pikalt ette ja märgi need kindlasti oma kalendrisse. Kui koosolekud on rutiinne osa sinu igapäevasest tööst, siis võtavad ka töötajad neid tõsiselt. Ei ole midagi hullemat, kui unustada kohtumine oma töötajaga. See saadab sõnumi, et tema probleemid ja mured pole sulle olulised. Kolmandaks on keskendumine töötajale. Üks-ühele koosolekul räägid sina juhina vähem ja kuulad rohkem. Keskendu töötaja tegemistele, muredele ja ideedele. See on tema aeg rääkida ja saada tuge. Kui töötaja tunneb, et tema häält kuulatakse ja tema tööd väärtustatakse, suureneb tema motivatsioon ja töö efektiivsus. Sinu toetus on sageli just see, mida töötaja vajab. Ja lõpuks märkmed ja järeltegevused. Koosoleku lahutamatuks osaks on märkmete tegemine ja järgmiste sammude kokkuleppimine. Need märkmed aitavad sinul juhina hoides silma peal töötaja arengul ja ülesannetel. Kui kõik on kirja pandud ja kokkulepped selged, on see lihtsam jälgida edusamme ja pakkuda vajadusel täiendavat tuge. Ära lase võimalust mööda. Liitu kohe veebipõhise koolitusega või telli oma juhtidele üks-ühele koosoleku meistriklass. Ja sa teada, kuidas viia üks-ühele koosolekut uuele tasemele ja saa töövahendid, kuidas neid kohe efektiivsemaks muuta. Seniks aga edu!